Tere, mina olen õpetaja Eve Reisalu ja me joonistame täna koos pühade mune. Selleks me läheme oma tuttavale leheküljele, mis meil on arvutitundides kasutusel olnud. Joonistaja värvi. Nii, ootame kuni mäng ära loeb ja siis vajutame siia keskele noole peale. Nii, meie tahame täna joonistada pühade muna. Selleks läheme siia noolekese peale ja valime siit kujunditest ringi ja valime ka värvi, mis värvi muna me tahaksime teha. Nii, valin siit näiteks sellise punase ja joonistan siia nii suure ringi, lohistan hiirega. Nii, lasen hiire lahti. Nüüd selleks, et teda saaks teha munakujuliseks, siin on sellised väiksed noolekesed, kust ma saan seda siis venitada. Lähen siia ja sikutan teda ovaalseks, nii nagu muna on. Nii, nüüd kui ta on natukene viltu ja ma tahaksin teda pöörata, siis pean siia nurka minema ja tekkiva noole peal ma saan teda natukene siis kas seda pidi panna või püsti pidi panna, nii kuidas mulle meeldib. Väiksemaks ma saan siit nurgast jälle teda lohistada. Nii, nüüd ma tahaksin siia peale panna mingid pildikesed. Lähen siia kleepsude peale ja otsin siit omale meeldiva pildikese. Näiteks võtan selle jänese. Võtan jänesest kinni ja viin ta muna peale. Nurkades saan teda väiksemaks ja suuremaks lohistada. Nüüd ma tahaks, et siin oleks 2 jänkut vastamisi, nagu suhtleksid omavahel. Vajutan uuesti noole peal, valin uuesti siit kleebiste märgi, klõpsan jälle jänese peale, viin selle jänese ka siia muna peale. Nurgas teen ta paraja suurusega, viin õigesse kohta ja näete, siia ülevale tekivad sellised pööramise nupud. Klõpsan ja ongi nad vastamisi. Klõpsan uuesti jänku peal, saan ta panna hoopis tagurpidi. Nii, aga mina ei taha tagurpidi panna, paneme tagasi. Nii. Kui ma tahan seda jänest veel liigutada ja võtan kinni, siis näete, liigub see tagumine osa hoopis. Ma pean paar korda siin 1-2 nii palju kordi klõpsan, kuni siia jänku ümber tekib kast, siis ma saan seda jänkut liigutada. Nii, mis ma siia veel saaksin teha? Tahan teha siia nüüd veel ühe kaunistuse. Nüüd ma otsin siit nii mingisuguse plekikese. Võtan siit näiteks valge värvi ja klõpsan siia. Nii. Siit ma sain ka võtta näiteks selliseid toredaid jälgi näiteks. Või siis templeid. Tahan siia panna näiteks lillekese. Ja klõpsan siia toreda lillekese. Nii, kui ma hoian hiirt all, siis tulevad erinevad lillekesed. Kui ma ei taha niimoodi siit tagasivõtunoolest, ma saan ära võtta. Nii. Või panen siia tähekesed, aga need ei paistagi välja. Aha, nad on kollased, nii võtan siit tagasi. Oih, nüüd kadusid minu need lillekesed ära siit. Nii. Kuidas ma nendest tähekestest lahti saan? Nii, lähen siit noolest tagasi.
nii kustukummiga ma teda kustutada saan siit ära neid asju, mis mulle ei meeldinud. Ja kui ikka täiesti untsu läheb ja ei tule selline pilt nagu tahaks, siis saab siit võtta new, uus. Ja siis ta küsib, et kas sa tõesti tahad kustutada ja alustada uuesti. Kui ei taha, siis vajutad no. Kui sa tahad alustada uuesti, vajutad yes. Mina ei taha praegu alustada uuesti. Mina tahaks selle nüüd, tahan siia kirjutada ka juurde näiteks. Valin siit kirja suuruse, kirja värvi, valin näiteks kollase ja kirjutan siia, valin kirjastiili ka, valime selle siit, kirjutan siia häid pühi. Nii. Ja tuligi tekst. Nii. Nii. Ja nüüd, kui ma tahan selle töö ära salvestada, siis ma vajutan siia save nuppu ja ta salvestas mulle arvutisse. Üldiselt salvestab ta selle töö mulle arvutisse minul kuvakaustas ja siis ma näen allalaaditud failidest see salvestas ta. Et kui siit alt valida kuvakaustas, siis saab leida arvutis üles, kus see pilt salvestus. Kui vajutan ava, siis ma näen, milline see pilt mul välja tuli. Ja ole hea, saada see pilt mulle. Palu, et su ema saadaks selle pildi mulle. Saan mina ka osa toredastest teie loodud piltidest. Aga toredat joonistamist teile ja häid pühi!